Teeme täna väikese eksperimendi ja vaatame, kuidas taro ja numeroloogia koostöös võivad rääkida meile inimese kohta infot. Ja valisin esimeseks inimeseks, keda analüüsida, tema edukuse koodi ja taro põhjal Anton Hansen Tammsaare. Selleks on 2 põhjust. Esimene põhjus on see, et kirjanduse õpetajana on nii Tammsaare elu kui ka looming mulle põhjalikult tuttav ja ma oskan näha neid seoseid ka tema numbrite, taro ja elukäigu vahel. Ja teine põhjus on see, et Tammsaare peaks eelduste kohaselt tuttav olema ka väga paljudele ja võib-olla esimesena katsetada just tema numbrite analüüsi taro kaudu on võib-olla kõige huvitavam. Teen seda nii-öelda pikas mahus päris esimest korda. Ma olen enda analüüse teinud ja lähedastele, aga nii-öelda täiesti perekonnavälist inimest vaatan esimest korda ja vaatame, kuidas mul õnnestub need 2 valdkonda kokku panna. Ma olen ise küll seisukohal, et kui juba binaarkoodiga, ühtede ja nullidega saab imet teha tehnika maailmas, siis taro on palju põhjalikum ja sügavam kood, mis peidab elu tõdesid ja ma loodan siit saada üsna hea analüüsi. Alustame sellest, et Tammsaare on sündinud 30. jaanuaril 1878. Ma ei hakka kirjeldama siin, kuidas edukuse koodi arvutatakse või mis on selle põhimõte. Seda võib igaüks numbrite keele kodulehelt vaadata ja kasutada kas kalkulaatorit selleks või ise välja arvutada. Aga Tammsaare edukuse kood sünni kuupäeva ja aasta järgi on 31612. Tarost nendele numbritele vastavad keisrinna, number 3 ja esimese numbrina peegeldub selles Tammsaare isiksus. Number 1 on maag, teisel kohal number 1 kannab endas vaimsust. Ametit töö, looming Tammsaare puhul on number 6, mida sümboliseerib taros armastajate kaart. Suhetest räägib meile elude number ehk number 1, 4. positsioonil olev number, milleks on samuti maag ja tervise kohta, mis minu jaoks on võib-olla kõige põnevam, sest ka Tammsaare tervise kohta on avalikult infot üsna palju leitav ja tema hädasid on kirjeldatud mitmetes allikates ja seda väljendab ülempreestrinna taros number 2, mis on äärmiselt huvitav. Aga alustaksin sellest, et näitan teile ka visuaalselt, kuidas see kood taro kaartidena ritta laotult välja näeb, sest taros on alati olulised pildid, ka need on kõnekad ja iga numbri ja kaardi seletamise juures seda pilti ma näitan teile ka uuesti. Aga igal inimesel on olemas vähemalt 1, tavaliselt keskmiselt 2, aga Tammsaarel lausa 3 isiklikku tarokaarti, mille arvutamine on selline, et sünnipäev, kuu ja aasta tuleb kokku liita nii, et me jagame need 2 plokkideks või paarideks. Ja siis me saame esimese sellise suurema arvu, milleks on 127. Ja nüüd me võtame jälle algusest 2 numbrit ja liidame selle 3. ehk 12 + 7, mis on 19 ja taros võrdub päikesega.
ja taandame siis 1 ehk 1 + 9 on 10, mis on õnneratta või saatuse ratta number. Ja kuna see on veel kahekohaline, siis me saame ka 3. tarokaardi, mis juba ainuüksi avardab siis selle või suurendab selle isiku analüüsi võimalust, nii et 1 + 0 on 1 ehk jällegi see maagikaart tuleb siis meil välja. Nii, mida ma siis selle kohta järeldan? Esimene kaart, päike, on siis isiksuse kese. See räägib avatusest, soojusest, siirusest, sellisest loomulikust enesekindlusest, vajadusest olla nähtav ja väljenduda, tugev elujõud ja optimism. Need märksõnad kõik sobivad Tammsaarele väga hästi. Ja teistele mõjub selline inimene tavaliselt selgelt, ausalt, ilma maskideta, karismaatiline on kindlasti, kuigi ta ise seda ei taotle, teades, kui tagasihoidlik tegelikult Tammsaare oli ja ta ei roninud ise avalikkuse ette, ta lihtsalt avaldas oma loomingut, vestles sõbralikult, talle meeldis väga naisterahvastega juttu puhuda ja ka tema loomingust on väga hästi näha, et suhted naistega ja naiste maailma ja mõtteviisi mõistmine olid talle hästi olulised. Varjukülgedena võib päikese puhul võib-olla välja tuua natukene vajadust ego upitada, mida ma pigem Tammsaare puhul välistaksin, vähemalt sellist muljet ei ole temast jäänud. Aga varjuküljed ongi alati sellised, mida inimene sisetööd tehes võib siis nii-öelda nulli viia. Aga teine varjukülg päikesel on kindlasti liigne otsekohesus, mis on küll Tammsaarele omane, et ta ütles välja täpselt nii, nagu ta arvas. No kas või see, kuidas ta oli solvunud, kui tema eluajal albus temale mälestusmärk püstitati ja kuidas ta siis nähvas, et pärast surma pange või pink mulle, aga eluajal ärge mälestusmärke pange. Juba see võib-olla siis iseloomustab tõesti seda päikese olemust. Nii teine kaart, õnneratas või saatuse ratas, näitab, kuidas elu tema ümber siis kulgeb. See markeerib seda, et sellisel inimesel sageli on ootamatuid sündmusi elus, suuri pöördeid, muutusi, aga samas on ka nii-öelda õigel ajal õiges kohas efekt. Et elu ei ole küll sirgjooneline, vaid pigem lainetav, aga ta kogeb saatuse pöördeid rohkem kui keskmine inimene. Ja tõusud ja mõõnad vahelduvad siis. Ja ta peab seda protsessi siis usaldama ja kontrollima õppima. Ja kui nüüd mõelda sellele, kuidas Tammsaarelt pärineb ju ka ütlus, et parem surra diplomita kui diplomiga, viidates siis sellele, et tervislikel põhjustel pidi ta siis ülikooli õpingud pooleli jätma, kuna oli valida, kas nii-öelda üle pingutada ja siit ilmast lahkuda tervise pärast või siis loobuda haridusteest, ennast ravida ja elutempot aeglustada. Tema valis elu, mis on siis ka väga päikseline ja õige valik. Sellise inimese varjukülg võib olla tunnetus, et elu juhtub temaga, et tema ei ole oma elu peremees, et selline ebastabiilsus ja puudub nagu sisemine ankur. Ma ei oska nüüd öelda täpselt, mida Tammsaare mõelda võis või kuidas ta võis tunnetada nendes keerulistes oludes ennast, aga samas ta võttis alati vastutuse ja tegi nii, nagu õigeks pidas. Ja kõige maagilisem number või kõige rohkem temalik number on siis see viimane number 1 ehk maag, mis näitab tema teadvust või tegutsemisviisi pigem, mis avaldub nii tema vaimsuses
kui ka siis suhetes on see väga olulisel kohal. See kuulub inimesele, kel on tugev tahtejõud, algatusvõime, ta oskab kasutada ressursse ja võimalusi. No siin ma ei saa märkimata jätta seda, kuidas siis Tammsaare pani sendi pealt kirja kõik oma tulud ja kulud, ta pidas arveraamatut, käis ise turul, hoidis kokku sealt, kus kokku hoida andis ja ei olnud kitsi seal, kus ta leidis, et ta peab kulutama väärikalt. Ja see koht, kus ta kulutas väärikalt, oli siis naise ja laste eest hoolitsemine. Naine pidi saama igal aastal Narva jõe suusse puhkama, lastel pidi kõik vajalik olemas olema. Samas ise võib-olla ta siis vähemaga sai hakkama, jälgis, et ostaks odavamat toitu, aga samas ka tervislikku ja naisel pidi kindlasti olema teenija, kohati isegi 2. Igal juhul selline inimene ei ole passiivne, ta on hea suhtleja, mõjutaja, looja ja oskab kasutada võimalusi. Ta lihtsalt paneb asjad juhtuma ja oskab ideed reaalsuseks vormida. Varjukülg sellisel inimesel on jällegi see number 1 ego, mina loon kõik tunne, manipulatsioon ja liigne kontroll. Võib-olla pigem Tammsaare puhul see enesekontroll ja enese piitsutamine tulevad siin mängu, sest ta mõnikord töötas ka ikka tunde ja päevi lausa järjest, kui tal see hoog peale tuli ja keegi ei tohtinud teda segada. Mida ma siis nüüd koosmõju kohta ütlen, et need 3 tarokaarti koos, mida see siis inimese kohta ütleb? Päike ja maa koos sümboliseerib inimest, kes kiirgab enesekindlust ja suudab selle reaalselt siis tulemuslikuks pöörata. Ta ei ole ainult positiivne, vaid ta ka teeb midagi selle energiaga. Õnneratas ja maag viitavad sellele, et elu ei ole stabiilne. Kui me nüüd Tammsaare peale mõtleme, ülikooli pooleli jätmine, terviseprobleemid, siis see, kuidas ta abiellus on omaette lugu, millest võite kuulata ka Marja Vaino loengutest või olen ka ise Tammsaarest videoloengu teinud, et võin siia alla ka lingi panna, et keda huvitab. Et see on selline tore lugu, et kes keda kosis. Samas õnneratta ja maagi kombinatsioon annab võimaluse kiireks kohanemiseks ja kui keskmine inimene kaotab tasakaalu sellises situatsioonis, siis see kombinatsioon aitab olukorra enda kasuks alati välja mängida ja Tammsaare nii mõnedki kriitilised olukorrad elus ikkagi enda kasuks lahendas. Nii, päikese ja õnneratta kombinatsioon ütleb kindlalt, et selline elu on kindlasti teistele märgatav ja sisaldab küll tõuse ja mõõnu, aga ka õnnelikke juhuseid. Seda kõike Tammsaare elus ka oli. Inimesed märkavad sellist inimest ja võib-olla selline suurim õppetund elus oli siis tasakaalu, kontrolli ja usalduse vahel. Et kui see tasakaal on saavutatud, siis on tegemist karismaatilise loojaga, kes liigub eluvoolus väga edukalt kaasa. Ja seda võiks siis Tammsaare kohta öelda küll, et ta oli oma loomult särav ja avatud päike, kes elas muutuste rohket ja saatuslikku elu, õnneratas ja suutis siis teadlikult ka reaalsust mõjutada oma loomingu kaudu. Igal juhul juba need kaardid annavad potentsiaali väga edukaks, nähtavaks ja mõjuvaks eluks. Aga läheme nüüd edasi. Edukuse koodi esimene number peegeldab isiksust ja Tammsaarel on esimeseks numbriks 3, mis on siis taros keisrinna. Peame arvestama, et tegemist on meesterahvaga.
et see nii-öelda naiselikkus, mida keisrinna kannab, ei tähenda seda nii-öelda stereotüüpset arvamust, et kui me ütleme mehe kohta naiselik, et siis see tähendab seda, et pigem keisrinna viitab kindlale psühholoogilisele käitumuslikule mustrile, loovus, vastuvõtlikkus ja nii-öelda selline elu kasvatav energia. Ja viljakas oli Tammsaare tõesti oma loomingu poolest. Ideed, projektid, tõlkijad, tõlkimine, romaanid ja nii edasi. Ta oli hoolitsev, hoolitses väga oma pere eest ja juba see on selline keisrinnalik element. Kindlasti ta oli sensuaalne, külluslik ja huvipakkuv. Ja keisrinna ka pigem siis nii-öelda selline looja, hoidja kaart, mitte siis selline mehelik vallutaja ja tõesti tooksin siia uuesti sisse veel selle, et Tammsaare tundis huvi naiste psühholoogia vastu, ta oli arvestav, ta oli hooliv, ta ei olnud mitte mingis mõttes selline nii-öelda traditsiooniline alfamees, vaid tõesti pigem looja ja esteet. Ja mõnes mõttes ka keisrinna on natukene naudingutel orienteeritud, et selline mees hindab kindlasti head toitu, mugavust, füüsilist heaolu, oskab elu nautida. No mida ma tõestuseks tooksin? Kuigi oma selle maa operatsiooni tõttu ei saanud Tammsaare tarbida ei liigselt suhkrut ega alkoholi üldse, see oli välistatud tema seedimisele, siis ometi pidas ta magusast lugu ja ainuke magus, mida ta siis endale lubada sai, oli õunapohlamoos, mida ta siis ise endale keetis. Et see siis nii-öelda ka nendele hea toidu või isevalmistatud toidu hindamist kinnitab. Nii, suhtes on keisrinna isiksusena pigem selline andev, vahel ka liiga andev. Tammsaare puhul on nüüd nii ja naa. Et kas see, et ta hoolitses, et ta naine ja lapsed igal suvel saaksid kuurortisse minna, oli seotud pigem sellega, et ta soovis väga head oma abikaasale ja lastele või oli siin selline tagamõte, et ta tahtis ka vahepeal nii-öelda nendest natuke puhata, sest tema tavaliselt ise tervet pikka puhkust nendega Narva-Jõesuus ei olnud. Talle meeldis väga kodutöid teha, puid lõhkuda, põrandate värvimine oli tema lemmik, muusi keetmine ja nii edasi. Ja tavaliselt ta siis värvis suvel põrandaid, kui pere kodust ära oli. Et selline, igaüks võib arvata, kumb ta siis oli, kas hoolis liigselt lähedastelt või siis natukene ka see eraklikkus tuleb siia sisse, kuigi number 9 tal siin ei ole, et eraku kaardi ei ole ja tegelikult kuigi Tammsaarest arvatakse eriti elu teisel poolel, et ta oli üsna eraklik, kas või see, et ta ise oma 50 aasta juubelil ei osalenud, eelistas metsajalutuskäiku, siis kõik see oli seotud pigem ta tervisega. Lihtsalt inimene, kes teab, et ta ei saa oma tervise pärast kõike süüa, ei saa pikalt istuda, ei saa pikalt ühe koha peal olla, ei kipu nii väga seltskonda ja pidulauda. Et noorena oli Tammsaare ikkagi naiste lemmik ja väga aktiivne suhtleja. Nii et see eraklikkuse legend pigem ei passi siia pilti ja tegelikult ega numbrites ka 9 välja ei paista. Nii et see päikese 19, et seal on 1 ja 9, on pigem see pool, mida ma just välja tõin, rohkem esindatud päikeseenergia. Nii, läheme edasi. Teisel kohal on siis vaimsus. Vaimsuse plokki kannab Tammsaarel siis maag, number 1 jälle. Ja
siin tuleb siis välja tuua see, et maag ei ole nagu traditsiooniline vaimsuse kaart, et kui ülempreest, rinna või erak on sellised nii-öelda sisekaemust või sügavat eneseotsimist väljendav, siis maag on pigem teadlik looja, tahtejõu rakendamine ja vaimsuse kontekstis on ta pigem praktik kui müstik. Selline teadlik looja ja maagi puhul tuleb kindlasti välja tuua siis see, et tema see võlujõud või anne peitub sõnades. Ta loob sõnadega maailmu ja no mida siis saaks veel paremini Tammsaarega seostada kui seda väidet. Kommunikatsioon kui vaimne tööriist võiks siis nii-öelda maagi üks sümboleid olla. Kõne, kirjutamine, õpetamine, võime sõnadega reaalsust muuta, veenmine, inspireerimine, kõik need märksõnad. Ja maag usub oma võimetesse midagi ellu viia. No siinkohal ma toon näite selle kohta, et Tammsaare nii mõnedki teosed lõi seetõttu, et ta leidis, et enne teda on keegi halvasti teinud või saaks paremini. Et oma Juditigi ta kirjutas siis, kui ta eelmiste teostega tutvunud või siis Tõde ja õigus sai inspiratsiooni võib-olla natukene Knut Hamsuni Maaõnnistust eesti keelde tõlkides ja seda nii-öelda kriitiliselt analüüsides. Nii et see paistab siit välja küll. Maag usub oma võimetesse midagi ellu viia ja ei oota tavaliselt märke ülevalt, ta tegutseb. Ja see võib jätta mulje, et ta on vähem spirituaalne, kui ta tegelikult ta hindab vaimsust, ta lihtsalt ei romantiseeri seda. Kui nüüd maag tasakaalust väljas on, siis siin on sellised ohud nagu manipuleerimine, pindmine vaimsus ehk hüppab süsteemist süsteemi ega süvene, siis hakkab ennast teistega võrdlema ja enesehinnang langeb. Ta ei pruugi olla enam vaikne otsija, vaid aktiivne nii kasutaja kui nii öelda. Et see tähendab siis usku, et inimene ise on oma elu alkeemik ja teistega mitte arvestamist. Tammsaare puhul tundub küll, et ta pigem nii-öelda positiivses maagis on, et negatiivset ei iseloomusta pigem teda. Nii, ja nüüd ametid. See on nüüd kõige huvitavam, sellepärast, et tema ametite numbriks on 6, mis on armastajate kaart. Ja see püstitab küsimuse, kas see, mida ma teen, on kooskõlas sellega, kes ma olen. Ehk siis põhitähendus armastajate kaardilt tööga seostatuna on minu silmis see, et selliselt ei tehta tööd lihtsalt raha pärast, vaid sisemisest soovist ja tähendusest südame kaudu loomine, mitte loogika põhjal. See on väärtuspõhine töö. Ta valib projekte, koostööd selle järgi, kas need tunduvad õiged. Kui ma mõtlen kas või selle peale, et Tammsaare keeldus oma näidendite lavastamisõiguse müümisest, kui talle Ameerikast pakkumine tehti, et võib-olla oleks Judit Broadway'le jõudnud, kes teab, aga tema valis pigem Saksa suuna. Sealt nii edukalt ei läinud, aga samas jällegi kerge meelelahutus ja kvaliteet. Tammsaare kindlasti valis kvaliteedi. Samas armastajad ameti nii-öelda sektoris võiks viidata sellele, et töötab hästi inimene tiimides või kahekesi, koostööprojektidega tuleb hästi toime ja üksi tegutsemine võiks nagu teda vähem motiveerida. Samas kirjaniku elukutse puhul pigem vastupidi, ta ei soovinud segamist. Ja
ja pigem siis nii-öelda üksi töötamist võis soovida. No kui miinustesse vaadata, siis number 6 või armastajate miinus on näiteks see, et ei suuda valida, venitab otsuseid, jääb kahe vahele, vajab pidevalt kinnitust, ei pruugi toime tulla iseseisva vastutusega ja nii edasi. Et siin nagu ei oskagi kommenteerida, et kui nii-öelda hästi meeskonnatöös Tammsaare oleks hakkama saanud, aga arvestades tema suhtlusoskus, siis ma pigem arvan, et tõesti hästi. Number 6 armastajad tähendab töötasandis siis seda, et selline inimene vajab tähenduslikku ja väärtustega koos olevat tööd. Koostöö, partnerluse energia on oluline ja karjäär on alati seotud isikliku arenguga, mitte ainult tulemusega ja õpib läbi töö valima iseennast. Et see märksõna käiks küll Tammsaare kohta väga hästi. Et iga teosega ta ju rohkem arenes. Veendunud ateistina analüüsis ta religiooni ja Jumala olemust ja inimese valikuvõimalusi Põrgupõhja uues vanapaganas, mis jäi tema viimaseks romaaniks, aga ka teistes teostes on seda filosoofiat väga palju. Nii, ja nüüd suhted. No suhetes Maag ütleb, et selline inimene võiks olla pigem algataja, vallutaja, kes teeb esimese lähenemiskatse või esimese sammu, oskab huvi tekitada ja tähelepanu tõmmata, loob kiiresti kontakti ja pigem ei ole siis nii-öelda ootaja rollis, vaid käivitab suhte. Ja selline mees ei lähe suhtesse täiesti juhuslikult, tal on teadlik ja alateadlik valiku eesmärk, ta teab, mida ta suhtelt tahab, aga ta otsib ka partneris enesekindlust ja varjukülgedeks on jälle kindlasti see manipulatsioon, egomängud, mida võiks välja tuua, kontrollimine, egokeskne lähenemine, aga karismaatilisus on igal juhul selles inimeses olemas ja nagu ma ütlesin, naistele ta meeldis, kontakti leidis ta kergelt, aga kui nüüd tema ja Käti abiellumislugu mõelda, siis ma ei saa, ma pean ikkagi kiiresti selle ülevaate tegema, kuidas siis viimases hädas Käti tundes, et mees käest libiseb, pani siis ajalehte kuulutuse, et tema ja Anton Hansen on siis abiellunud ja läks siis selle ajalehega Tammsaare juurde, vehkis nina all, mille peale siis Tammsaare esiti ei reageerinud midagi, aga otsustas siis mõni nädal hiljem sõita Tallinna ja võtta siis vastutus ja ilmalikult tõesti ka abielluda ja elu lõpuni nad siis ka koos elasid. Nii et vastutuse ta igal juhul võttis ja võib-olla loobus oma elu suurarmastusest, kes siis Kõrbo ja Anna prototüübiks oli, kes teab, läks elu täpselt nii, nagu ta läks. Ja lõpuks siis tervisest. Tervisenumber on temal 2, ülempreestrinna ja see tervise seisukohalt võib-olla tooks välja siis sellise mõtte, et see kaart räägib justkui seda, et vaata sügavamale, kuula ennast ja ära eira peidetud signaale. See kaart võib viidata varjatud haigustele või sümptomitele, mõeldes selle peale, millised terviseprobleemid Tammsaarel olid ja kuidas tõesti tema maaoperatsiooni eel anti talle elulootust või õnnestumislootust 2% ja tema siis nii-öelda see õnnelik 2% hulka pääsejaga oli. Ja ka teistele hädadele, näiteks hormonaalsed tasakaaluhäired, alateadvuses peituvad pinged, mis kehale mõjuvad ehk stress, seda tal elu jooksul tõeliselt oli ka.
Ja mida siis tervise kohta kokkuvõtteks öelda? Et Ülempress-Trinna number 2 tervisesektoris kõige parem ei ole. Sellised pidevad tervisehädad saatsid ka Tammsaaret ja ta saavutas edu tänu sellele, et ta jagas ära selle nõuande, mida siis kaart ka meile ütleb, et leia tasakaal, ära kiirusta, aeglusta, vaata enda sisse ja tee siis nii-öelda sügavamaid valikuid ja sellest kindlasti olid siis tingitud ka Tammsaare otsused suures rahvarohkes kohas mitte osaleda, pidusööke vältida, mõelda sellele, mida süüa, kuidas oma elurütmi seada. Ja seetõttu siis ka ta nii kenasti toime tuli, aga see ületöötamine ja stress, mis ta südamele siis lõpuks ka saatuslikuks sai ja siit ilmast viis, on siis ka võib-olla Ülempress-Trinna selline varjatud külg või oht, et peidetud sümptomid. Nii, selline siis saigi ülevaade Tammsaarest. Ma loodan, et sulle meeldis ja võid siia video alla kirjutada ka, missuguse tuntud Eesti kirjaniku või kunstniku siis sellist koodianalüüsi sulle veel meeldiks kuulata ja mida sa arvad, kas Tammsaare analüüs sobis selle isikuga või mitte. Olen igasuguse tagasiside eest väga tänulik. Aitäh kuulamast!